Päevapokaal. Tere, kallid, säravad, suurepärased ja oivalised päevapokalistid. Mina olen Country Roads, Take Me Home, Triin. Mina olen suurepärane, koivaline, loivaline Madis. Ma nägin praegu liiga palju. Mul sassi ma olen riides. Ma tean, et sa oled riides, aga Aga ma ei kas tea. ma olen? Sa ju Noh. näed mind ainult ülakehast. No ma ei tea, hetkel ma nägin su püksisäärest sisse, nii et ma küll ei tea. Nagu ta oli. Sa oled elus. No ja ütleme, et peenised ei häiri mind niivõrd, kuivõrd. Noh, ilusad nad vaadata pole, aga noh. Ma ei näitanud sulle seda organit. Nojah, igatahes. Saatega peaks pihta hakkama, eks ole? Nii. Aga nii on. Nii, aga rääkides kahetsusväärsetest otsustest. Jah, sa tegid midagi. Best segue ever. Ma olen kogenud ja ma tean, et see on veel palavam kui praegune ilm õues. Jah, nimelt. Madis reetis mind. Ei, no ma ei reetnud, ma saatsin sinu asemel Katrin Lusti, et ma rääkisin temaga. Libu, palun. Kas me võime sinu... issand, kahju, et ma screenshoti su näost ei teinud, see oleks nagu amazing olnud lihtsalt nagu pilt juurde. Katrin Lust ei ole enam minu ülemus, nii et nüüd ei ole hullu. Täitsa tore seal videos. Võime öelda küll, et elu on lust ja lillepidu. Just see video oli väga lõbus, meil tööl ka jagati ja öeldi, et kurat, see lust ikka rajuna. On ju. Väga see pidu oli ise raju, lust oli raju, on ju. Meil oli kusjuures sealt töölt ka inimesi kohal, mõned olid kohal seal. Ega sa ei oska mulle öelda, kes või millised ma ei just otsi tead neid inimesi. Selles mõttes ma millegipärast ei usu, et teil Sohvatoogis sellised kolmanda Eesti kodanikud töötavad. Ja, aga üks oli kohal kindlasti, ma tean, ma nägin ta storiesi. No selles mõttes, ma ei tea, võib-olla ma tutvusin su sõbraga vetsu järjekorras ja ma ei teagi. Ja, ma pärast ütlen sulle ta nime ja kui ta välja näeb. Davai, igatahes. Sain siis... Kes oli kohal? Ma tahan teada, kes kohal oli. Peo esimese poole kõige suurem staar ei olnud mitte ükski inimene, kes laval oli, vaid see oli hoopis Katrin Lust. Ja tema oli üldse kogu peo kõige suurem staar. Jah, mulle ka tundub, sellepärast, et nagu on ju võeti mõni autogramm selle esinejalt ja nii edasi, nii tagasi, on ju. Aga mina nägin küll vähemalt, ja ma ütlen vähemalt 10, kui mitte rohkemat arvu selfisid, mis tehti Katrin Lustiga või sõbrapilte. Et selles mõttes peo tõeline staar oli tema siiski. No ja, tema on ju tuttav ikkagi selle kolmanda Eestiga ju, ta ikka käib. Võiks lausa öelda, et on nende kroonimata kuninganna. Samamoodi nagu Võsapets on nende kroonimata kuningas. No vist nagu päris niisugust Võsapetsi ei tee. No ei, ta ikka on highbrow, kõvasti kõrgema kulmuga, aga... Aga on ka selliseid juhtunud, sest et neid peab tegema, sest et see on lõbus ja inimesed tahavad vaadata ja lõpuks me teeme televisiooni siin. No jah, ja sellel on ka teatud ajakirjanduslik väärtus siiski on. Ei, ma räägin kui te ei ole vaadanud seda videot, minu meelest see oli isegi tasuta. Ja muidugi, sest et ma sain vaadata seda, siis ma kindlasti soovitan vaadata Katrin Rusti lõpureportaaži siis Zodiaagi peost. It was amazing. Kas ka sina hoidsid kaamerat mingi hetk? Jah, sellepärast, et kuna toimetuse fotograaf Remo on minu hea sõber ja tuttav, siis mina sain väga sujuvalt selle fotograafi assistendiks selleks õhtuks, sest et
kõigepealt oli nii, et no aitasin suitsupauku tal, on vaja võtta ja no ma, tähendab, jõudsin kohale ka suhteliselt vara, mu sõber polnud veel tulnud, siis ma lihtsalt aitasin Remol mingeid asju püsti panna ja no ma olen siuke abivalmis tüdruk pealegi. Minu peokostüüm siis oli niivõrd värvikas, et inimeste toimus seal, arvates esineja. ei, toimus, no ütleme, ma nägin välja, ma olin rohkem üles löödud kui nii mõnigi esineja, aga tuleb siis järjekordne Triini monoloog episood, on ju. Nii. Kuna mina nägin imelik välja ja sellised kodanikud, kes olid seal peol, nägid võrdväärselt imelikud välja, siis toimus selline nagu staring contest. kus mina vaatan nagu, mis kurat seal toimub ja teine vaatab mind vastu, et mis kurat seal toimub. No vot, ma siis kirjeldan ka, sest noh, kuna Madis on, mina olen ise Zodiagis käinud vist ka mingi hetk, vähemalt 1, kui mitte 2 korda peol. Aga kuna ma tean, et Madis on korda 74 mulle öelnud, et kui sa peaks kunagi Zodiaki peole minema, siis ära riideid selga pane. Ja. Muidugi ma võtsin siis Madise nõuandel sarvist. Ehk siis, noh, okei, ei tulnud, päris evaülikonnas ei tulnud, aga minu siis peokostüüm oli oli rinnahoidja ja võrksärk. Täiesti appropriate. Selles mõttes see oli isegi veits klassi. Veits. Ja siis sul olid sarved peas. Mul olid vikerkaarevärvilised haaremipüksid või noh, mitte need kotis kubemega, vaid viisakamad. Ja siis mul oli peas kuradisarvekesed, punased plastikust, siis mul oli vikerkaarevärviline see peapael või see peavõru lilledega, mis on üks mu lemmiktooteid viimasel ajal. Kaunis asi. Nii, igatahes ja meigi ma olin ka teinud, kuna algus oli kirjas, et on maskidega pidu, siis ma muidugi tegin meigi ainult nii, et autos ma panin veel actually oma maski pähe ja tegin meigi ainult maski äärest ülevale poole. Head ajad on ju. ja mul oli nii palju glitterit näos, et seda ma leidsin veel mingi 4 päeva hiljem täiesti, ma ei tea, kaenda alt. Nii palju glitterit näost, et Indias said kõik need kuradi vilgukaevandused tühjaks. Need oli extra shipment for Triin. Enam-vähem. Ja siis ma muidugi värvisin lihtsalt huuled ära, kui tuli välja, et ei olnud maskipidu, igatahes mul oli nägu värviline, riided värvilised, juuksed värvilised, peapael värviline, kõik. Ja ma saan täiesti aru, kuidas inimesed on nagu, what the fuck is going on there. Igatahes toimetuse fotograafi assistent, sest ma olen sõbralik neiu ja pealegi tundus mõistlikum see, et ma teen midagi seal päriselt, kui ma lihtsalt seisan ja vahin, sest et igaks juhuks. Ja siis oligi, kuna Remo filmis, seal oli palav, ta ei saanud kaamera tagant ära tulla, siis ma tõin talle vett, aitasin hoida, valvasin kaamerat vahepeal, nii edasi, nii tagasi. Ja seal kusjuures selles ürituse galeriis on ka minust üks pilt. Nii et kuna Remo kaamera oli pandud automaatse saatmise peale, siis ma mõtlesin, et poseerin, et Remo saab vaata valguse paika, aga pärast tullakse pilt sinna galeriisse, siis ma olin okei, fine. See ei ole nii kohutav. Ma olen kohutavamaid proovipilte teinud, aga... Kui sa väga tahad, sa saad selle pildi ju ära võtta. Aga miks? Ei kurda. Nii kohutav see pilt nüüd ka ei olnud. See oli lihtsalt veidi kringel, aga ainult natukene. Meie omal ajal olime ikkagi Elu24 palju kringlemaid asju teinud, nii et... muidugi. That's nothing. By far. Anyways. Kuna inimesi oli seal nagu murdu, siis lõpuks oli nii, et me pidime Remoga selle kaamera panema, nii et kaamera oli toolide peal ja mulin, kaunis. Ja meie ise seisime laua peal, siis baari nurgas. Kes on Zodiagis käinud, siis see on mingi... Mu ühikutuba oli 17 ruutu ja ma ütlen, et see on umbes 20 ruutu. On see ala, mis on külastajatele avatud. Rohkem see ei ole. No natuke rohkem, aga jah, ta on suht siuke väike, ma ütleks, et ta kõik kokku üle 50 ruudu küll ei ole. Ja see kokku kõik on siis mingi tagumine privasaal, siis köök, baaritagune, lava. Muidu mulle see baaridaam, kes seal on, kes on nagu
issand, nii tunnen talle kogu aeg kaasa nagu, issand jumal. Järsku sihuke tamp, ta üksinda vaene, ta on vana tädi on ju sihuke. jaa, aga ta on üllatavalt kõbus. No tal ei ole aega vanaks jääda. Täpselt. Tal on vaja tööd teha. Ma arvan, et nad ei tohi Zodiaki kinni panna, muidu see tädi vananeb, noh. Ega noh, see on ju tõsi, et kui sa jääd... Kusjuures see vist on omanik. Ta on, äkki läks pensionile siis või? Kui ta nimi Lea on. Ma ei tea, mis ta nimi on. Ma tean, omaniku nimi on Lea. Täitsa võimalik, et ta on omanik siis. Täitsa võimalik. No, siis väga äge. Mõtles, et ta aitab küll, ma lähen pensionile ära. Karm mutt. Tervitused Leale. Tervitused Leale. Ja kui ta ei ole baaridaam, siis tervitused ka baaridaamile. Jah. Nii. Igatahes. Mis seal siis tegelikult toimus, on ju? Noh, saime need asjad üles, ühesõnaga vahepeal mina seisin ka laua peal ja hoidsin seda kaamerat ja tegin ka nagu asjalikku nägu. Sellest on ka fotosüüdistused interneeduses üleval. Ja ütleme, et noh, pidu algas nagu peod ikka algavad, nii et esimene artist läheb lavale, paar pole veel rahvast täiski, midagi toimub. Noh, ühesõnaga, ma siis lähen kohe asja juurde. Nimelt, ma jõudsin järeldusele heliproovide ajal, et seal pole just eriti palju neid lauljaid, esinejaid, kes viisi peaksid väga hästi. Kes seal oli siis? Okei, alustas siis Popstar Raits oli seal kindlasti kohal. Mis asja, sa tahad öelda, Popstar Raits ei pea viisi või? Popstar Raits leiutas viisi. Kui te ei tea, kes ta on, siis miks on esimene küsimus, mida te oma eluga teinud olete, parandage viga, minge kohe YouTube'i ja pange, lööge sisse Popstar Raits ja te ei kahetse. No vot. No ma arvan, et te tõenäoliselt kahetsete nii mõndagi, aga noh, okei. Ei, see on tegelikult täiesti müstika, kuidas üks inimene ei oska laulda. Nagu see on nagu, et ma ei oska laulda, aga noh, tead, ikka on ju, kui jook sees, siis ikka midagi sealt välja tuleb. See inimesele ei tule mitte midagi välja. See on lihtsalt mingisugune täiesti arusaamatu soigumine. Ühtegi sõna ei tea. Ei, tema teab. Tema kusjuures teab, jah. Ja see oli see Kohv ja tema vaatab paberit. Ja vot Hillar Kohv oligi tõesti, tema pidas veel vähem viisi kui Popstar Raits, tema oli ka järgmine esineja. Ja talle oli siis pandud praktiliselt ainus inimene sinna kõrvale laulma, kes päriselt peab viisi. Kes oli siis Ergo Korp. Tervitused talle, sellepärast, et tema lavalt saatis ühel hetkel ka tervitused sarvedega naisele, nii et I thank you. Kas meil on siin tärkamas väike... Tal oli naine kaasas. No mis siis? No, ma lihtsalt tegin komplimendi. Perevorme olemas, ei saa, noh. Ma lihtsalt tegin talle komplimendi, et mulle meeldib see, kuidas ta laulab. Ja ei, kusjuures nendel pidudel on alati nagu, ei ole ainult nagu halbu lauljaid, et alati on ka tegelikult need baarilauljad, mingid tädid tuuakse kohale, kes oskavad väga hästi laulda, väga hästi show'd teha. Need tuuakse ka ikkagi. Sest et ainult siukest nagu tõesti siukest nalja terve õhtu ka ei viitsi tegelikult keegi vaadata. Selles mõttes sul ongi see huumoriartist, näiteks on ju Hillar Kohv, eks ole. Ja siis ongi vaheldumisi pannakse neid ühte ja teist. Nii. Jah. Vot ühesõnaga ma 100% kindel ei olegi, keda kõiki ma seal nägin. Ja kas ei näinud. Arnold Oksmaad? Jah, ja Arnold Oksmaa laivi ajal mina viskasin lava ees näppu. Kas ta võttis ennast paljaks? Ei. Tal särki polnud seljas, aga minu meelest püksid vist ikka olid või ühesõnaga ma ei näinud toho tillaed. No see oli Tallinnas, seda mina ka ei näinud, aga ma olen näinud videot, mulle saadeti, öeldi, et vaata, ei hoiatatud ette, et seal siuke asi on
ja siis peale seda ma ei suhtle selle inimesega enam. Okei, see viimane osa ei ole tõsi. Aga jah, aga siis, kui mina käisin, see oli tema see comeback kontsert. Ja siis seal tõesti tema siis, noh, head ei kummardanud, aga paljastas oma kõik tagumise osa tooli peal seistes. Okei. Igatahes kõige vähem riideid oli seljas strippar Markol, nagu ikka. Strippar Marko. Lihtsalt ma ei tea, kas kuulajad teavad seda minu strippar Marko lugu. Palun jaga. Kuulajad. Here's an exclusive. Siis kui ma veel Tartus elasin, siis mulle tegid sõbrad, sünnipäeva kingituse. Panid mul silmad, sidusid kinni, panid mu tooli peale istuma. Ja siis ma istun seal tooli peal ja öeldakse, tuleb üllatus ja ma lihtsalt peas mõtlen nagu, kurat, kui ta strippar Marko siia tõite, nagu ma olen nii, ei lihtsalt. Ja võetakse need silmaklapid eest ära mul on ju ja seal ta seisab oma terves lühikeses uhkuses strippar Marko ja ma olen nagu persse küll. Paneb oma maki käima spordisaalis. See oli kohutav. Ta tegi mingi 3 laulu, kõik olid kuskil peidus ja siis ma pidin üks istuma seal, kus ta mingi esineb, üks jalg oli pliidi peal, siis käes oli veepudel ja muudkui. Mis on väga üllatus, et tegelikult ta meeskliente väga ei võta. Nii et selles mõttes oli väga harukordne, et üldse tuli. Eksklusiivne lausa. Väga eksklusiivne. Ja. Et talle ikka meeldivad ju naised, ma tean. Ma arvan, et talle meeldib tema ise kõige rohkem. Aus. See on ka aus, olgem ausad, noh. Jumal teab, mis talle meeldib, keegi ei tea. Igatahes, ma arvan, et eksklusiiv, mida te kuulete siit ja võib-olla ei tohiks kuulda mitte kuskilt, on see, et noh, oli see, et Katrin Lust teeb ju laivi lõpuni. Aga nimelt, noh, tal oli meie kaamera, mis tegi seda laivi, mida te kõik saate järgi vaadata. Ja siis oli tal miskipärast ka Kanal 2 kaamera veel eraldi kaameramehega. Pole kindel, kuhu see klipp läheb ja kas üldse kuskile. Aga igatahes sai siis see Kanal 2 kaameramees, kes väljas seisis ja hingas õhku, kaamerasse ühe kakluse. See oli ka seal videos olemas. See kaklust ei olnud, oli see Aftermath oli. Jah. Et kaklus oli siis, sai siis see Kanal 2 kaameramees kakluse sinna videosse. Ja Katrin Lust muidugi jõudis ka mikrofoniga sinna kohale, et vaadata, mis siis toimub, on ju. No, Püstol reporter ikkagi. Püstol reporter. Ei, no kus on action, seal on Katrin. Nii. Aga kas sa kujutad ette, et neile härrasmeestele väga ei meeldinud see, et proua Lust filmis nende sellist siis kähmlust. Kujutad sa, et neile eriti ei meeldinud see üldse kohe. Nii et lubati luugid kinni taguda nii Lustil kui tema kaameramehel. Mina seal kõrval ei olnud, mina sellest midagi ei tea. Aga igatahes jah, ähvardati korraldada samasugune või veel hullem teatraaž tema isiku kallal. Ja politsei käis kohal. See oli kureti juval, need olid tõesti kiirreageerijad. Need olid ikka pisside ja bussidega. Kui ma ütlen kiirreageerijad, siis ma ütlen, nad reageerisid väga kiiresti, nad läksid alla ja 3 minuti pärast nad tulid uuesti trepist üles ja läksid minema. No tõesti kiired poisid, see nagu väga siuke korralik eurolaul. 3 minutit ja tehtud. Täpselt, situatsioon deeskaleeritud, töökiire ja korralik. No, ühesõnaga, ma tegelikult ei tea, mis juhtus, sest ma arvan, et ma olin liiga ametis vetsu järjekorras uute sõprade tegemisega, Remo abistamisega. Seal ei tohi juua ainult viina, sest et seal on ainult üks vets. Ma jõin terve õhtu õlutit, nii et ma pidin vetsu järjekorras seisma päris mitu korda, päris palju ja ma iga kord leidsin sealt endale mõne uue sõbra. Siis ei olnud asjatu seismine. No ja siis me käisin muidugi väljas hingamas õhku ka, sellepärast et seal all on tõesti see, et
et sa tulid väljast on ju, käid seal, võtad verehapnikku täis uuesti ja sukeldud sinna higi basseini. Aga see oli väärt seda. muidugi on väärt, tohutult väärt. See oli meeletult väärt seda, igatahes jah, et Katrinile vist jah lubati väike koosa anda ja siis ta pidas õigemaks, et kuna need olid siuksed vennad, kes vist nagu ei tee nalja sel teemal just, et see ei ole nagu siuke, et vaata, mõni on see, et annan sulle kere peale, siuke teeb suuga suure linna, käega kärbsepesagi. Aga need vist olid siuksed vennad, kelle puhul pigem on alust arvata, et nad sellega toime saadavad, nii et siis neiu lust pidas targemaks lahkuda. Ei saa süüdistada teda millestki, tõesti oli tark tegu. Ma arvan, et see pigem oli tark tegu. Ja kuna seda seal all oli tõesti nii raske ja rõhuv olla, siis ma istusingi seal Pauluse bussipeatuses pingi peal ja tutvusin mingite noorte inimestega, kes olid ka Tallinnast kohale sõitnud, 19-aastased, kujutad sa ette. Aga heaks sõpradeks saime, oli üks hästi tore tütarlaps, kellel oli hästi ilus korsett, mida ma talle ka ütlesin, siis me saime kohe sõbraks. Ma ei tea, kas kuulajad mäletavad veel, et kunagi, kui sai baarides käidud, siis nagu kergelt švipsis tütarlapsed baarivetsudest, kes peavad sulle sellise komplimentaarse tiraaži maha, mida pole ükski mees isegi ei jõua ligi lähedalegi, kes on üritanud sulle püksi pugeda. Kas sa said aru, mis ma ütlesin praegu või? Jaa, sain. Täna pugesid sa mulle püksi, aga ma teen. No sa ise põhimõtteliselt poetasid oma püksid mulle. Ma ise muidugi, jah, õrritasin sind, tead. Ära nüüd siin insinueeri mitte midagi. Sinu püksid on küll üks koht, kuhu ma pugeda ei taha, aitäh. Ise ütles, et mul on kena kann. Kann on kena jah, ega siis ma sellepärast sulle püksi pugema ei pea. See on ka püksis ju. Igast ilusaid asju on, ega ma kõiki neid näppima ei pea. Muideks, minu ema, siis mamma Karta ütles, et me oleme lahjaks läinud. Et tema tahab rohkem skandaali. Rohkem? Jah. Ütleme nii, et ma hakkan nägema nagu, et kuidas te olete suguluses oma vahel. Sest et sa oled ka üks paras drama queen ikka. Nagu mingi kuradi vana abielupaar see kuradi räägite nagu, et kastsin lilli ja tead, pesid nõusi. Ma jään magama. No selles suhtes, sorry, mamma Kartau elu on olnud viimased 1,5 aastat pausi peal. Tema ei ole inimene, kes viitsib kuulata vabandusi. Temal ei ole vabandused, temal on lahendused. No lahendus on muidugi see, et me kaevume minevikku. Lahendus on see, et me kaevume minevikku ja vastame. See, et lõpuks midagi toimus. On. Ühesõnaga higi voolas ojadena, õlutit voolas ka ojadena on ja mul kõrist alla. Siis seal, pani mullu, vihmapiisk on väike ja kui ta kukub pähe, kummitas mul veel päevi ja päevi peale seda. Samamoodi kiisumisu, mida esitas laivis peo alguses hoopis keegi teine kui Dark Velvet. Siis seal olid mõningad, seal Niki Äikepäike tuli kaverina näiteks, see oli tore. Mina teadsin rohkem sõnu peast, kui kes iganes seda laulis. Nagu ma panen veits puid alla, aga see on tõde. Ma panen veits puid alla, aga see kahjuks on tõde. Ja siis oli ka 2 me 2 vist, mis on kuulus Vikerkaare-popi hitt ja seal oli veel paar lugu, mida ma teadsin. Ma teadsin rohkem sõnu kui see, kes laulis. I am sorry, aga nii see oli. Ja. Nii et mis siis veel? Mis siis seal nurgatagustes veel toimus? Igatahes Vetsu järjekorras ma sain mitmeid sõpru. Pilti tehti. Remo ei jõudnud kahjuks väga palju pilte teha. Sellepärast, et ta pidi seda live-kaamerat. Mina olin kogu aeg nii-öelda kaamera all põhimõtteliselt seisin, sest ma ei tea, andsin Remole vett juua ja nii edasi. Vahepeal seisin ise ka laua peal. Jumala tore on laua peal seista ja pidutseda, nagu kujutad ette või. Ja kui teistest kõrgemal ega üleval rohkem hapnikku pole, aga ikka on tore. Ja siis oli nii, et ma nagu meelega olin kaamera vaateväljast väljas enamasti.
aga siis ühel hetkel, kui polnud veel see suitsu on peksa tahad juhtunud, siis Katrin Lust ikkagi tõmbas mind kraest, et noh, tule siis räägi ka, et mis sa siin niisama seisad. Ja ma olin selleks hetkeks juba piisavalt õlulaadi libistanud, et mulle tundus, et on hullult hea mõte hakata mikrisse rääkima. Sa tegid ka mingit või? Ja, ei, ma ikka võtsin ka sõna, jah. No mis sa rääkisid? Kus seda Ausalt või? No sa ei Mul pole mäleta. õrna aimu ka. Ja võib-olla ongi parem. No selles mõttes ma ikka ühel hetkel vaatan seda videot järgi ka, kuulajad võivad ka vaadata, kui nad raatsivad või julgevad. Ma arvan, et see on kuskil peo teises pooles seal. Aga no see on siis, kui Arnold laivis, sellepärast, et ma parasjagu rääkisin Katriniga on ju niimoodi mikrofon suu juures, sest meil oli umbes üks mikrofon niimoodi suu juures. Ja siis ma olen nagu, tähendab, see vestlus on hullult tore, aga see laul, mis praegu tuleb, on täiega bänger, nii et ma lähen nüüd lava ette. Tšau. No ta ei saa pahandada selle peale. Sa oled kõigist inimene. No ta vist küsis, et noh, et kuule, et see muusika, mis siin on, ei ole ju võib-olla kõige, noh, ma ei tea, et ei ole noortepärane ja ei ole nagu võib-olla ka kõige kvaliteetsem või ma ei mäleta, mis sõnade No selles mõttes faktiliselt on tal õigus, aga selles selle kogu asja võlu peitubki. Täpselt ja ma ütlesingi talle, et nagu, saad sa aru, kunagi ma räägin oma lapselastele seda, et ma olin Zodiaagi lõpusilmanil. Saad sa aru või? Ja need hästi toredad noored 19-aastased, kellega ma tutvusin, nemad olid ka Tallinnast kohale sõitnud lihtsalt selleks, et nad saaks öelda, et nad on seal käinud. Jah, see on siuke kultuuriline fenomen. No kujuta ette, kui järsku öeldakse, et noh, ma ei tea, on ju, laulupidu lõpetatakse ära. Jah. Aga sina saad öelda, et mina olen käinud. Jah. Ja ma käisin viimasel laulupeol. Zodiaaki laulupeoga võrrelda. It's quite a stretch. aga noh, mul oli vaja. Selles mõttes, kuidas see oligi, et sinu jaoks on see karneval. Mõne jaoks see ongi laulupidu. See karneval, jah. Mul on vaja siukest mütsi, siukest hästi valget, siukest läheb ainult 2. Seda ei tohi rääkida. Ei, see on igatahes, jah. Aga mul ei midagi rääkimata või? No announcement oli sul ju. Siis ma unustasin oma käekoti sinna, olin juba linna jõudnud. Avastasin, mul ei ole käekotti, ma läksin tagasi. Õnneks baaridaam oli seal veel. Sain oma käekoti. Väga hea, väga tore. No ühesõnaga midagi, kas mul ei midagi põnevat rääkimata veel? Ja, meil on announcement ju. Jaa, ma mõtlesin peost. Ai, no ma arvan, et see sai kõik ära räägitud, mis sul ikka põnevat seal veel juhtus. Jah, aga mul midagi meelde tuleb, eks ma siis muljetan kunagi edasi. See on juba, kuidas ma ütlen, et noh, siit kõrgemaks enam minna väga ei saa. Saab. No, saab minna kõrgemaks. Jovaalse ekstaasiga, mis lõpeb tõesti südame rabandusega, kui läheks paremaks. No rääkides joviaalsest ekstaasist, siis päevapokaali live. See ei olnud eriti hea segway. Eelmine oli parem. Aga